Aitäh, tere tulemast saatesse Jewish World Weekly i24 Newsi ingliskeelses kanalis. Mina olen Emily Francis. Igal nädalal keskendume lugudele, teemadele ja isikutele, mis pakuvad huvi juudi kogukonnale siin Iisraelis ja kogu diasporas, ülemaailmses juudi kogukonnas. Ja alustame selle nädala olulisemate juudi maailma uudistega. Heitke pilk peale. California mees on mõistetud aastaks vanglasse ja katseajale juudi meeleavaldaja Paul Kessleri surma tõttu. Luai Abdel Fattah al-Naji tunnistas end süüdi tahtmatus tapmises ja kehalises väärkohtlemises pärast 2023 aasta novembris toimunud kokkupõrget Iisraeli ja Palestiina toetajate meeleavaldustel Thousand Oaksis. Prokurörid ütlevad, et al-Naji lõi Kesslerit megafoniga, mille tagajärjel ta kukkus ja lõi pea vastu teekatet. 69-aastane juut suri päev hiljem peatrauma tõttu, mis oli põhjustatud nüüri esemega löögist. Tema perekond on kritiseerinud leebet karistust. Damaskuse peamise juudi kalmistu taastamistööd on alanud, mis on osa laiemast püüdlusest elustada Süüria juudi pärandit pärast Bashar al-Assadi kukutamist. Kalmistul on sadu haudu ja see ei saanud kodusõjas kannatada, kuigi oli pikka aega hooletusse jäetud. Esimene etapp on haudade puhastamine ja parandamine koos nüüride taastamise, valgustuse ning turvakaamerate paigaldamisega, mis on kavandatud järgmiseks kuuks. Ja lõpuks juudi komöödialegend Mel Brooks on saanud 100-aastaseks. Sündinud Melvin Kaminski nime all kasvas ta üles juudi peres Brooklynis. Pärast teenimist teises maailmasõjas tegi ta karjääri televisioonis, püstialakomöödias ja filmis, saades kuulsaks oma kartmatu satiiri poolest. Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad Produtsendid, Leekivad sadulad ja Noor Frankenstein. Filmid, mis tegid nalja natside, eelarvamuste ja võimu üle. Surmade arv jätkab tõusmist pärast kohutavaid 2 maavärinat Venezuelas. Rohkem kui 2000 inimese hukkumine on kinnitatud. Ja päevade möödudes muutuvad jätkuvad jõupingutused ellujäänute leidmiseks üha lootusetumaks. Venezuela juudi kogukonda on maavärinad samuti tugevalt mõjutanud. 5000 liikmelisest kogukonnast on 3 liiget kinnitatud hukkunuks, mitu inimest on endiselt kadunud ja 10 pered on kaotanud oma kodu. Meiega liitub nüüd Caracasest Roberto Mishkin, kes on Unión Israelita de Caracase president, mis on riigis suurim Ashkenazi kogudus. Tere ja aitäh, et olete siin. Ma tean, et teil on praegu palju tegemist. Ja ma tahaksin alustada sellest, kuidas kõigil läheb. Ma tean, et see on endiselt tõeline katastroofipiirkond. Tere päevast kõigile. Aitäh, et mind kutsusite. See on meie jaoks tõesti olnud katastroof. Lihtsalt riik, mis on olnud üle 20 aasta tõsises majanduslikus ja poliitilises kriisis. Et see praegu juhtub, on lihtsalt üle jõu käiv. Õnneks ei ole meie surmade arv olnud väga suur. Emotsionaalne koormus kogukonnale on olnud tohutu. Ma võin ette kujutada. Aga iga päev, jah. Aga kas sa nägid seda ette tulemas või oli see lihtsalt topeltlöök? Ma ei suuda ette kujutada. Ma olen pärit kohast, kus on samuti maavärinad ja ma mäletan, et Northridge'i maavärin oli juba iseenesest hirmutav, rääkimata 2 järjestikusest. Meie jaoks ei tundunud see nagu 2 järjestikust. See tundus lihtsalt ühe väga pika maavärinana. Keegi ei teadnud, et see võiks juhtuda. Meil polnud mingeid eelnevaid väikseid maavärinaid ega midagi. See lihtsalt juhtus. Wow. Ja me teame, et 10 000 on endiselt kadunud. Aga räägi sellest, kas juudi naabruskond ja kogukond olid kuidagi õnnistatud, et seal polnud rohkem hukkunuid? Ma arvan, et Caracas oli üldiselt õnnistatud, arvestades, et 1967 aastal tabas Caracas tohutu maavärin, mis laastas linna. Võib-olla on tänapäevased ehitusviisid muutnud selle turvalisemaks. Vana juudi linnaosa, mida nimetatakse San Bernardinoks, sai väga rändalt kannatada. Shalini Daosa, Chacao, Chacabuco, Tamira, Los Palos Grandes sai samuti rängalt kannatada. Ja ütleme nii, et Chacabucos kukkus kokku vaid 5 hoonet, kuid on 10, võib-olla 100 hooneid, mida võib-olla tuleb hiljem evakueerida. Sama ka San Bernardinos. Meil varises kokku, kui mälu ei peta, 3 hoonet. Need on vaid 3 vanemat hoonet,
kuid on palju hooneid, kuhu pered ei saa enam tagasi kolida. Õige, ma kujutan ette, jah, insenertehniliselt tuleb vaadata, millist kahju on tekitatud. Õige. Selgita, mida sünagoog kogukonnana teeb, et pakkuda humanitaarabi, toitu ja tarvikuid? Me oleme väga organiseeritud kogukond. Ashkenazi ja Sephardi kogukond töötavad käsikäes koos. Me oleme tegelikult partnerid enamikus kogukondlikes asutustes, juudi kogukonnakeskuses, koolis, Beit Avotis. Kõike juhivad need 2 kogukonda käsikäes, Balakaili ehk ühisorganisatsiooni all. Nii et juba esimesel päeval olid meil hädaolukorra protokollid paigas, mis aitavad meil reageerida. Me ei olnud kunagi maavärinaks valmistunud, aga see on keeruline riik. Nii et meie betahon on väga hästi organiseeritud ja meie kogukond on väga hästi organiseeritud. Nad teavad, et hädaolukorra korral on meil linnas 2 suurt kogunemiskohta. Üks on minu asutus ja teine on GCC. Nii et me rääkisime kohe oma asutustesse, avasime need, hakkasime vastu võtma põgenikke ja tol ööl kolmapäeval 24. kuupäeval südaööl istusime oma kriisinõukogus maha, et hakata planeerima ja välja mõtlema, mida peame tegema järgmistel päevadel ja nädalatel. Vau, ma mõtlen ja me teame muidugi, mis on juudi kogukondadega viimastel aastakümnetel Venezuelas juhtunud, alates Chavez'i režiimist. See on üsna hirmutav mõte, et just sellepärast pidite juba eelnevalt hädaolukorra meetmed valmis panema võimalike antisemiitlike inimröövide jaoks. Me teame, et see on olnud kohutav. Ja tead, meil oli ka pandeemia, millega pidime kogukonnana toime tulema. Meil oli riigis peaaegu nädal aega kestnud elektrikatkestus, millega pidime hädaolukorrana toime tulema. Nii et kahjuks on meil kogemusi olnud, aga seekord oli see meie jaoks õnneks, sest suutsime kiiresti reageerida. Hästi, suur aitäh teile, saadame teile palju armastust Iisraelist. Aitäh, Roberto Miškin. Aitäh, et meid vastu võtsite. Juudi agentuuri ja Põhja-Ameerika juudi organisatsioonide ning Iisraeli valitsuse eestvedamisel algatatud initsiatiiv lubas ehitada 1000 uut kodu Lõuna-Iisraeli lääne Negevis. Tseremoonia toimus Gaza piirialal, piiriäärses kogukonnas Ein Harod, et tähistada selle ambitsioonika projekti algust. Kuid üritus ei kulgenud nii sujuvalt kui loodeti. I24 Newsi ingliskeelne korrespondent Joe Brown annab sellest rohkem teada. Esimene etapp Gaza piiriäärsete kogukondade ülesehitamisel 2,5 aastat pärast nende massimõrva. Juudi juhid Põhja-Ameerikast ja üle kogu maailma kogunesid juudi agentuuri juhatuse liikmetena Kibbutz Ein HaShloshasse, et osaleda ambitsioonika ehitusprojekti nurgakivi asetamise tseremoonia. Iisraeli valitsuse ning juudi filantroopide ja organisatsioonide rahastusel on plaanis ehitada ja taastada 1000 kodu lääne Negevis, kusjuures esimesed 46 elamud rajatakse Ein HaShloshasse, kogukonda, kuhu 7. oktoobril tungis 90 terroristi ja kus tapeti 4 iisraellast. Alustame 1000 maja ehitamise nurgakivi tseremooniaga, 20 kibutsi laiendamisega, igas umbes 50 uut maja. Võit seisneb edasi ehitamises, jätkuvas õitsengus, miljoni olimi toomises kogu maailmast, Iisraeli lõuna- ja põhjaosa taastamise jätkamises. Al-Almog ütles tseremoonial publikule, et ta soovib Gaza piiriala elanikkonda kahekordistada, eriti juudi agentuuri töö kaudu, tuues juudi immigrante Iisraeli ja tehes seda kogukondades, mis said 7. oktoobri rünnakutes rängalt kannatada. See lisab sümboolsust. Asi pole elamutes, asi on vaimus. Eeskujulik ühiskond on täielik võit. See ei ole lahinguväljal, see on püüdlus tipptaseme poole igal alal ja samal ajal ei tohi kunagi unustada meie ühiskonna nõrgemaid. Anna neile lootust. Leinajad, pantvangid, pantvangide perekonnad. Lase ta lahti, vaata mind! Üks leinav pereliige andis tseremoonia ajal oma hääle kuuldavale. Kui peaesineja Bezalel Smotrich kõneles, segas Eyal Tahel, kelle tütar Iisraeli kaitseväe vaatleja Roni tapeti 7. oktoobril rahandusministrid vahelehüüetega, süüdistades valitsust läbikukkumises nii enne kui ka pärast rünnakuid. Kõik juudid maailmas peavad mõistma, et see valitsus põhjustab siin Iisraeli riigis pöördumatut katastroofi. Sa ei armasta mind.
kui sa mind armastaksid, oleksid sa Roni kaitsnud. Roni põletati. Sa ei kaitse mind ja sa ei armasta mind üldse. Eshel oli üks vähestest inimestest, kes protestis Smotrichi visiidi vastu, kuna paljud on endiselt rahulolematud seoses vastutuse puudumisega seoses 7. oktoobriga. Kuid hoolimata sellest, kui haruldane on, et valitsuse minister seisab silmitsi avalikkuse liikmega ega saa lahkuda, jätkas Smotrich, rääkides $330 miljoni suurusest toetusest, mille valitsus on eraldanud juudi agentuuri algatusele. Suur osa projekti jaoks kogutud rahast tuli üksikutelt annetajatelt või rühmade korraldatud korjandustelt, kusjuures suuremad annetused tulid rühmadelt Chicagost ja Floridast. Ja ajal, mil poliitiline polariseerumine, isegi parteide sees, on kõigi aegade kõrgeimal tasemel, jäävad juudi organisatsioonid kindlaks oma toetuses Iisraelile. Meie rahva ajaloos on meil alati olnud lahkhelisid. Aga nüüd, kui olukord on tõsine, peame kokku hoidma. Ja ma arvan, et just seda see sümboliseerib. Ma arvan, et diaspora kogukondades vaatasime meie õudusega seda, mis juhtus. Ja see on au, aga samas ka kohustus uuesti üles ehitada. Kui Iisrael ja diaspora taastuvad ning püüavad mõtestada 7. oktoobri rünnakuid omas tempos. Ühinenud jõupingutused juudi riigi ja juudi organisatsioonide poolt püüavad füüsiliselt üles ehitada Gaza piiriäärseid kogukondi langenud põlvkonna mälestuseks ja tulevaste põlvkondade hüvanguks. Meie järgmine külaline on aktivist ja filmitegija, kes on reisinud mööda maailma, püüdes silmast silma vestelda nendega, kes on kritiseerinud Iisraeli ja juudi rahvast. Ja ta on loonud ka väga kaasahaarava dokuseriaali, mis näitab, et 100 miljoneid pole kunagi kaduma läinud. 2 aastat tagasi alustas meie meeskond projektiga, mille eesmärk oli dokumenteerida tundmatuid juudi kogukondi, alustades Aafrika mandrist. Iisraeli hõimude lugu on põlvest põlve edasi antud kui müüt või legend, kuigi tegelikult on see alati olnud reaalsus. Mis siis, kui vastus küsimusele, kes need inimesed on, algab inimkonna teadlikkusest? Pärast filmimist 9 Aafrika riigis, 3 nädala pikkuse röövimiskogemuse ja kujuteldamatute takistuste ületamist vajame teie toetust rohkem kui kunagi varem, et aidata meil lõpetada filmi We Were Never Lost. Torah Adonai temima. Torah temima. Torah temima. Ja meil on nii hea meel, et Rudy Rockman on meiega stuudios. Aitäh, et olete siin. Muidugi, hea meel siin olla. Olen sinu tööd juba mõnda aega jälginud. Ma mõtlen, et sa oled sellele teemale pühendanud aastaid ja aastaid ning sul endal on ka väga huvitav lugu. Räägi, kuidas jõudsid sarjani We Were Never Lost ja miks tundsid, et pead selle kindlasti tegema? Muidugi, paljud lood algavad tavaliselt Shabadi majas ja mina olin tudeng Columbia ülikoolis New Yorgis. Olin Shabadi majas ja üks naine, endine tudeng, tuli Shabadi rabi juurde suure kipaga. Ja ta ütles, et oli selle saanud Aafrikast. Ja minu jaoks, kui ma kuulsin juutidest Aafrikas, mõtlesin ma kas Lõuna-Aafrika juutidele, Etioopia juutidele või iisraellastele pärast sõjaväeteenistust või välismaal elavatele ärimeestele. Ja ta võtab välja oma telefoni, kus on mustanahalised juudid, kes kannavad tefilinit, räägivad Mashiachist ja tahavad minna Iisraeli armeesse. Ja ma olin täiesti hämmingus. Kuidas saab olla, et meie peres on veel liikmeid, kellest me pole kunagi kuulnudki? Siis saime aru, et tänapäeval on need 16 miljonit juuti, kes elavad üle maailma 2,5 suguharu järeltulijad. Jehuda, Binjamin ja pool Leevist. Meid on tegelikult 12 suguharu. 9,5 Iisraeli rahva suguharu pole veel tagasi tulnud ning nad on laiali üle kogu maailma. Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Meie projekti eesmärk on tuua nende lood tagasi meie ajateadusesse. Nad muidugi õigel viisil taas ühendada ning olla võimelised üles ehitama selle, mis Iisrael peaks olema. Kui sul on anum ja sa purustad selle, lööd selle paljudeks tükkideks, siis tahad selle uuesti kokku panna, et see suudaks vett hoida ega laseks seda välja voolata. Sul on vaja kõiki tükke. Ja ma mõtlen, me teame, sest kõik meie prohvetid alates Rambamist on rääkinud kadunud hõimudest. Ma mõtlen ka üks põhjus Ameerika Ühendriikidesse minekuks oli lootus, et nad leiavad seal kadunud hõimud. Aga räägi eriti Aafrikast, sest on väga suur huvi selle vastu, tead küll, tõestuse vastu, et paljud Aafrika rahvad pärinevad otseselt teise templi hävitamise järel laiali läinud rahvastest. Muidugi, selgita seda. Nii et me juba teame Beta Iisraelist ehk Etioopia juutidest. Ja kui juba on olemas juudi kogukonnad, kes läksid mitte väga kaugele Iisraelist, siis Ameerika on palju kaugemal kui Aafrika. On ka teisi kogukondi, kes levisid teistesse paikadesse.
kui sa lähed Lõuna-Aafrikasse, Zimbabwesesse, Lõuna-Aafrikasse, isegi idarannikule Tansaaniasse, siis tegelikult on seal Jeemeni juudid, kes rändasid nendesse paikadesse. Seal on pikad Jeemeni šooforid, mis on tehtud kudusarvest. Jeemenis ei ole kudusid. See on antiloop, keda leidub ainult Aafrikas. Nii et Jeemeni juutidel oli palju kaubateid. Ja kui islam tuli ning hakkas paljusid Jeemeni juute sunniviisiliselt islamisse pöörama, põgenesid paljud neist Aafrika idarannikule. Samuti on olemas Igbod, kes pärinevad Gaadi suguharust, kes põgenesid läbi Saheli koridori ja jõudsid lõpuks tänapäeva Nigeeria lõunaossa, mida nimetatakse Biafraks. See on heebrea keeles sõna otseses mõttes nimetatud Biafra, mis tähendab Aafrikas sees. Ja nii on nad säilitanud nida, ümberlõikamise, Rosh Hodeshi ehk uue kuu alguse tähistamise. Nad on säilitanud ka kasvuti, nad on hoidnud oma identiteeti, et nad on osa Iisraelist ja ühel päeval tulevad nad koju tagasi. Ja täna, tänu reisimisvõimalustele, sotsiaalmeediale ja võimalusele jõuda erinevatesse paikadesse, on see päev käes. Meil lasub vastutus mõista, et meil on seal väljas veel vendi ja õdesid. Mõned neist peavad tegema gjuri, mõned peavad tegema gjuru tšumadi, erinevaid pöördumisi, vastavad halahale ja usulisele kohtule. Aga sõltuvalt sellest, mis otsustatakse, teame me kõik, et siin on midagi ja me peame selle põhjani välja uurima, et tuua kogu Iisraeli perekond tagasi, tead küll. Ja sa teed seda, ma mõtlen, see ei ole tulnud ilma vastupanuta. Ma mõtlen, sa oled juba võitleja, sõdur. Sina tead ju olid üksiks sõdur ja pidid osalema nii Gaza sõjas kui ka Liibanonis. Sa oled end palju proovile pannud. Selgita, millist vaprust see kõik nõuab. Muidugi, ma näen end kui valguse sõdalast. Ma ei ole sõdalane lihtsalt sõdimise pärast ja ma ei ela lihtsalt valguses, et elada mingisuguses reaalsuses. Ma olen siin selleks, et luua valguse reaalsust. Kahjuks on meil täna vaenlased ja mõnikord tuleb püsti tõusta ja minna võitlema. Nii et 7. oktoobril läksin ma tagasi Kfar Azasse. Mind kutsuti tagasi reservväelasena, võitlesin 7. oktoobri ööl Hamasi vastu Kfar Azas, siis olin esimese üksusega Khan Yunisses, Gazas, esimese üksusega Al-Aidas, Liibanonis ja mõne päeva pärast lähen tagasi Liibanoni. See on siis füüsiline võitlus, aga on ka ideoloogiline võitlus. Me näeme, et kogu maailmas kõik erinevad äärmused jõuavad samale järeldusele, et juudid on probleemi allikas. Parempoolsed näevad meid kui vasakpoolseid, vasakpoolsed näevad meid kui parempoolseid. Valgete ülemvõimu pooldajad, neonatsid peavad meid vaenlaseks number 1, mustad ülemvõimu pooldajad, farrakanid, äärmuslikud kristlased, äärmuslikud moslemid, äärmuslikud ilmalikud inimesed. Kõik äärmused on ühel meelel ühes asjas. Juudid on probleem. Ja minu jaoks ei ole see sellepärast, et me teeksime midagi valesti, see on sellepärast, et me ei tee piisavalt. Meil, juudi rahval, on visioon, meil on missioon, mille me ise valisime. Teha tikkun olamit, parandada maailma ja olla olagoim, valgus rahvastele. Aga mida tähendab maailma parandamine? Kus iganes on viha, kadedust, materialismi, ebajumala kummardamist, peame me selle parandama. Mida tähendab olla valgus rahvastele? Kui inimesed elavad pimeduses, siis nad ei näe. Nad põrkavad üksteisega kokku. Me näeme, kuidas kõik rahvad põrkuvad üksteisega kokku ja võitlevad. Meie oleme see rahvas, kes peaks valguse põlema panema, et inimesed saaksid kõndida. Nüüd, kui sul on keha ja igal rahval on oma funktsioon, siis mis on inimese kehas see funktsioon, mis tervendab keha ja annab teistele organitele jõudu? See on immuunsüsteem. Kui immuunsüsteem teeb oma tööd, siis keha terveneb. Keha on terve. Kui immuunsüsteem ei tee oma tööd, on keha haige. Nii et meid ei süüdistata haigustes sellepärast, et me need lõime. Meid süüdistatakse haigustes sellepärast, et meil on kohustus need parandada. Ja seda ma ütlengi. Ajalu jooksul on meid süüdistatud paljudes haigustes. Katk oli meie süü. Kõiges süüdistati juute. Nii et lõpuks suhtled sa tõesti palju inimestega lihtsalt tänaval Ameerikas. Ja sul on väga eriline viis leida ühendus inimestega, samal ajal neid ka informeerides. Kas oled leidnud, et see on olnud tõhus? Kas on inimesi, kes on öelnud, et tal on midagi öelda? Ja ma olen tegelikult püüdnud rohkem teada saada. Muidugi, alati kui ma vestluses osalen, tahan ma aru saada, kellega ma räägin. Kas see inimene on vanem, noorem, parempoolne, vasakpoolne, usklik, ilmalik, kristlane või moslem? Ja kui ma saan aru, kes nad on, siis saan ma leida tõed, mis nende loos on ja ühendada oma tõe nende tõega. Sest keegi ei taha kuulda, sina eksid, mina olen õige. Nad lükkavad selle kohe tagasi, isegi kui sul tegelikult on õigus ja neil ei ole. Nad tahavad kuulda, kuidas neil on õigus ja et neile näidataks, kuidas neil võib oma enda lähtekohtadest lähtudes veelgi enam õigus olla. Nii et keegi tuleb minu juurde ja küsib, kas sa oled sionist? Ma juba tean selle järgi, kuidas sa seda küsimust küsid, et sa oled tõenäoliselt antisionist. Nii et enne kui ma üldse vastan, küsin ma, kuidas sina määratled sionismi? Ja kui nad on mulle oma definitsiooni andnud, näen ma juba, kus nad eksivad, mida nad õigesti seostavad ja kuidas ma saan neile anda teistsuguse definitsiooni, mis võimaldab neil näha seda vaatenurka teistmoodi. Ja ma arvan, et see on suhtlemise tööriist kõigile. Iga kord, kui sa kellegagi räägid, ei ole mõte lihtsalt peeglis pähe õpitud infot korrata. Oluline on, et inimene saaks sinust aru. Seega mõista kõigepealt, kellega sa räägid ja ühenda oma tõde nende tõega. Vau, väga ilus. Jätka samas vaimus. Suur aitäh sulle, Rudi. Ja me ootame väga dokumentaalsarja esimest hooaega. See ei ole šampanja, Bizrat Hashem.
Ja kui juba põnevusest rääkida, siis üle 8000 sportlase rohkem kui 40 riigist on Iisraelis, et võistelda enam kui 40 spordialal, 22 Makaabia mängudel. Lapsed alates 15. eluaastast kuni 27-aastaste sportlasteni osalevad juudi olümpiamängudel, kus valitsevad sportlik vaim ja sionism. Ja avamistseremoonial Jeruusalemmas marssisid kõik sportlased riikide kaupa staadionile, samal ajal kui muusikalised etteasted valgustasid staadioni. Siin on veel. Tere õhtust Teddy staadionilt! 2026 aasta Makaabia mängud algasid stiilselt. Jeruusalemma rahvarohkes Teddy staadionil. Nagu tavalised olümpiamängud toimuvad ka juudi olümpiamängud iga 4 aasta tagant, kuid eelmisel aastal jäeti need ära 12-päevase sõja tõttu Iraaniga. Ja ka selle aasta Iraani sõda seadis ürituse ohtu, kuna mõned sportlased, sealhulgas kogu Kanada delegatsioon, ei saanud kohale tulla. Aga see ei takistanud tuhandeid sportlasi enam kui 40 riigist oma värve laval näitamast säravas ja ekstravagantses avatseremoonias. See on väga emotsionaalne kogemus näha, kui palju sportlasi siin on. Eriti need, kes on tulnud nii kaugelt kui võimalik pühendudes siia tulekule, iga ilmaga. Meid rõõmustab ka USA meeskond, kuhu kuulub üle 900 inimese vanuses 14 kuni 87 aastat. Palju erinevaid spordialasid ja tegevusi. Sealhulgas male, pickleball ja igasugused lõbusad spordialad, mida mõne meie lapsepõlves veel ei olnud. Ma pean ka ennast silmas. Üritust juhtisid Iisraeli Ameerika saatejuht Michael Harpaz ja juudi päritolu Ameerika mõjutaja Montana Tucker. Lisaks muusikalised etteasted Eden Reicheli ning Eurovisiooni staaride Neta Barzilai ja Yuval Rafaeli poolt. Kohal viibisid ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja president Isaac Herzog. Tere tulemast oma teise koju! Te kogunete Jeruusalemmas sellele kaunile üritusele kogu maailmast 22. Makaabia avamiseks. See täidab meid tohutu uhkusega ja täidab staadioni suurepärase energiaga. Enamik 2 nädala spordivõistlustest toimub Iisraeli keskosas, osa ka Jeruusalemmas ning Iisraeli põhjaosas. Kuid see tähistab olulist naasmist normaalsuse juurde nii Iisraeli kui kogu juudi diaspora jaoks. USA. Suurimate delegatsioonide hulka kuuluvad Argentiina, Brasiilia, Mehhiko ja USA. 900 Ameerika sportlast, treenerid, juhendajad, lapsevanemad ja vanavanemad, 40 erinevast osariigist võistlevad juunioride, meistrite ja paraolümpia avatud võistlustel. See hõlmab kogu spektrit. Ja meiega liitub nüüd Marshall Einhorn Maccabi USA tegevjuht. Hea siin näha, palju õnne, me tegime selle ära, sa oled lõpuks kohal. Suur aitäh, on imeline siin olla. See on olnud aastaid töös ja eriti pärast eelmise aasta edasilükkamist. On tõesti põnev olla siin ametlikult ja alustada eile õhtul suurepärase avatseremooniaga Teddy staadionil. See tõesti oli nii ja ma juhtusin seal olema ning see oli tõesti hästi korraldatud ja tõesti kaua oodatud. Ja see oli lihtsalt nii inspireeriv. Inspireeriv, kui näed neid riike, mida ma mainisin. Ma mõtlen inimesed inimese järel. On hämmastav, kuidas mõned inimesed, kes tulid, olid teadagi kaugemalt kui USA. Miks on nii oluline siin olla, esindada ja koos meiega Iisraelis aega veeta, kui me kõik oleme viimased 3 aastat läbi elanud? Mulle meeldib see tunne, et kogu maailm tuli staadionil kokku. Tead, delegatsioonid valmistuvad üle T-areenil ja nii ongi see areen täidetud kõigi nende riikidega, keda sa näed. Aga USA marsib sisse alles lõpus, nii et me ei näe kõiki neid imelisi riike üle maailma Teddy staadionile sisenemas. Seega on tore kuulda, et see tunne jõudis kohale. Jah, ma arvan, et on ülimalt oluline siin olla. See on pärast 7. oktoobrit suurim diaspora juutide ülemaailmne kogunemine Iisraelis. Ja tead, me oleme sellest päevast saadik seda oodanud. Sa tead, siin Iisraelis ja piirkonnas on olnud väljakutseid ja juudi kogukondade jaoks üle kogu maailma on ülimalt tähendusrikas ja oluline olla koos ühe juudi rahvana ja hoida solidaarset kokku. Ja kindlasti koos Iisraeli ja iisraelastega. Siinsamas Jeruusalemmas ja Tel Avivis ning üle kogu riigi. Praegu on see lihtsalt ülimalt oluline. Nagu me mainisime, on delegatsioonis 900 inimest igas vanuses.
Räägi meile mõnest suuremast asjast. Mulle väga meeldib, et on olemas korvpall 45+ ja 55+ vanustele. 87-aastane triatleet ja nüüd on avatud ka juunioride võistlused. Ma kujutan ette, et seal on palju andekaid sportlasi, kes inspireerivad ka siin elavaid lapsi. Ma võiksin oma lapsed kaasa võtta ja vaadata tennist, mis toimub näiteks meie kodu lähedal. Ja ma arvan, et Makaabia ilu seisneb kindlasti selles taustas ja juudi rahva kokkutulekus, kuid spordialad ise on uskumatult mitmekesised. Meil on pakkuda mitmeid spordialasid, sa mainisid mõnda neist, korvpall, tennis, paadel, pickleball, mis on üks meie uuemaid spordialasid, sellest võime rääkida, aga ka vanusegrupid on olulised. Ja meil on avatud vanusekategooria, mis on kõige sarnasem olümpiaga tavaliselt, 18-30-aastased sportlased, kes on oma parimas vormis. Aga nagu sa mainisid, meil on ka noorsportlased alates 14 eluaastast kuni 18 eluaastani, meil on ka veteranide sportlased. Minu tead vanusekategooria, kuhu mina kuuluksin, oleks 35+. Meie sportlaste vanused USA delegatsioonis ulatuvad 14 kuni 87 ja peaaegu kõik vanused sinna vahele. See on suurepärane koht sportlastele, kes on tõusuteel ja kes ühel päeval hakkavad osalema ülikoolispordis või võib-olla isegi profispordis. Meil on olnud mitmeid sportlasi, kes on jõudnud professionaalse edu ja olümpiaeduni. Samuti sportlasi, kes on oma karjääri hilisemas etapis võib-olla spordi juurde tagasi pöördunud või terve elu sporti teinud. Ja kes soovivad võistelda parimate juudi sportlastega oma konkreetses spordialas ja vanusegrupis. Imelin. Aitäh sulle, Marshall. Ootame põnevusega 2 võistlusnädalat ja nii palju imelisi spordialasid, isegi malet ja pickleballi, nagu sa ütlesid, mis on väga lahe. Täpselt nii, me ootame Kriiki sinna ja see vastuvõtt, mille oleme saanud Iisraeli rahvalt, on olnud tõesti väga tähendusrikas. Ja see on tõesti vastastikune armastuse tunne, mida oleme juba näinud. Me ootame, et see jätkub ka järgmiste nädalate jooksul. Imeline. Aitäh veel kord. Aitäh! Ja see on kõik selle nädala saates Jewish World Weekly. Me hindame väga, et vaatasite meid ning külastage meie i24 Newsi YouTube'i kanalit, veebilehte või sotsiaalmeediat, et vaadata selle osa konkreetseid lõike ning ka varasemaid episoode. Mina olen Emily Francis, aitäh veel kord vaatamast ja shalom Tel Avivist!